Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google joonisest plakatit teha. Et mul on siin üks tühi lahti võetud juba ja kui ma tahan uut luua, siis ma lähen näiteks Drive'i, võtan uus, rohkem more ja võtan Google joonised. Ja kõigepealt ma pean siis mõtlema, mis formaadis see plakat mul on. Et siin, kui ma lähen faili alla, siis ma saan siit määrata lehe seadistuses. Vaikimisi on ta mul siin 4 jagatud 3, aga kui te nüüd väga täpselt teate, kuhu ta läheb ja teil on suurus ette öeldud, siis ma võin võtta kohandatud, ma saan valida kas siis sentimeetrites või tollides või pikslites, kuidas ma ise tahan ja ma saan selle kõik siin ära muuta. Kuna mina teen lihtsalt juhendit, mul ei ole see siin oluline, siis ma midagi muutma ei hakka. Vaikimisi on see taust siin läbipaistev. Kui ma tahan nüüd tausta muuta, siis kui ma teen siin parema hiireklõpsu suvalisel kohal, siis ma saan näiteks valida siia mingisuguse värvi taustaks, et näiteks, et ma tahaksin, et ta oleks näiteks tumesinine, siis saan valida selle. Või siis on ka siin võimalik muuta siis astmeliselt, et kui ma tahan, et ta oleks kuidagi eriti huvitavalt läheks need asjad, siis siin on need sellised erinevad võimalused siis muutmiseks ja kohandatud osal ma saan siis seda värvi veel täpsemalt siin määrata. Nii et kui ma olen tausta ära teinud, siis erinevate elementide sisestamiseks saan ma kasutada nupuriba või siin üleval on ka menüüribas sisesta. Et näiteks kui ma kõigepealt tahan panna pealkirja, kasutame näiteks seda Word-aati, kirjutan praegu lihtsalt plakat. Nii, enter. Ja see on mul siin olemas ja nüüd ma saan siis vajadusel seda siin muuta. Nii kui te mingi objekti peal olete, nii te saate seda tõsta, te saate seda pöörata, te saate muuta väiksemaks ja suuremaks ja ka siin värvid on üleval näha, et praegu mul täitevärv on siin helesinine, kui ma tahan nüüd, et see oleks näiteks tumedam, ma saan ära muuta ja ma saan ka joont muuta, kui ma tahan näiteks, et joon on natuke teistsugune, siin on võimalik ka muuta laiust, joone laiust, nii et et väga palju erinevaid asju, samuti font ja kõik muu, mis ma arvan, on teile juba tuttavad. Sellega ma siis sain nagu sellise huvitavama stiilis selle plakati pealkirja. Kui ma nüüd tahan mingisugust lihtsalt mingit teksti panna, siis tekstiväli on siin eraldi olemas või kui ma lähen sisesta, siis siin on ka olemas tekstiväli. Nii et klõpsan, jällegi kusagil kirjutan midagi ja kõik need samad tuttavad teksti toimetamise nupud on mul ka näha, nii et niimoodi ma saan siis lihtsalt panna erineval viisil teksti. Plakatite puhul tihti kasutatakse ka igasuguseid erinevaid kujundeid. Kujundid on siis mul siit võimalik võtta. Tahan mingisuguse noole siia teha ja jälle näitan, et kõik need sisemised ja välised jooned võib ära muuta. Samuti on siin ka igasuguseid erinevaid kujundeid, mida ma siis tahan. Ja nüüd siis vaatame korraga, kuidas näiteks pilte lisada. Et kui ma tahan nüüd siia pilti lisada, siis kas jällegi sisesta või siis siin samas on ka see kujutis. Kui ma lähen nüüd sisesta pilt, siis on siin tegelikult päris palju erinevaid võimalusi. Kui see pilt on mul siin arvutis olemas, siis ma võtan lihtsalt laadi arvutist üles, otsin ta üles, kus ta mul on ja lisan siia. Või siis on mul võimalik otsida ka veebist. Näiteks mul on siin juba vaikimisi, ma kustutan selle praegu ära, paneme lihtsalt domestic robot, ma tahan näiteks kodurobotite kohta seda teha. Ja siis ta siin otsib mul nüüd vaikimisi välja sellised pildid, mis on nagu autoriõigusega kooskõlas, et nad on enamasti kuskilt Vikipeediast. Ja kui ma nüüd tahan seda pilti näha, siis ma võin klõpsata siia selle plussikese peale, siis mul avatakse see pilt ja tegelikult kui ma tahan nüüd selle pildi linki saada, siis siin üleval, kui ma sellele klõpsan, siis lisatääbil mul avatakse ka see kohe. Nii et kui mulle siis see pilt näiteks siin sobib, siis ma võin klõpsata siin sisesta. Nii, pilt pannakse ära ja nüüd on tavaliselt ikkagi, kui see pilt ei ole minu tehtud, siis enamasti ikkagi tuleb sellele viidata, kui ei ole just tegemist siis sellise litsensiga, nagu siin näiteks on praegu, et ma ei peagi nagu põhimõtteliselt sellele viitama, et ta on public domainiks lubatud, viisakas inimene ikka viitab, siis ma kopeerin siit selle pildi aadressi ja nüüd siis, et seda siia siis lisada, siis lihtsalt parem hiireklõps ja kleebi. Ja kui ma tahan, et see link muutuks lingiks, teen siin lõpus ühe tühiku ja nüüd lingid muide võivad olla teil väga väikses kirjas ja ka mina olen tihti, eriti plakatite puhul, muutnud ära ka selle värvi, et ta ei hakkaks segama, aga et on näha, et ta on sinna lisatud, et ma saan panna ta siia kas või sinna alla
nii kasti panna siis nii, nagu ma tahan. Ta ei pea olema loetav, aga ma peaks vajadusel sinna jõudma. Nii, ma panen ta veel väiksemaks, selliseks. Ja siis näiteks, et kui ma ei taha, et ta on siin tumesinine, siis ma valin näiteks selleks värviks tal hoopis siis sellise halli. Nii, no paneme natuke tumedama halli. Nii, et nüüd on mul see link ka. Ja kui ma nüüd tahan mingid asjad nagu ära rühmitada, et näiteks praegu nüüd, kui ma pilti tõstan, siis see link jääb ju eraldi, siis selleks Shift-klahvi all hoides ma saan valida ära erinevad objektid. Ja nüüd, kui ma teen parema hiireklõpsu, ma saan nad grupeerida. Ja nüüd, kui ma midagi tõstan, siis kõik liigub nagu koos. Nii et tihti on vaja mingisuguseid osasid, näiteks kui see kirjutab tuleks siia sisse, siis ma saaks, praegu värvi mõttes ta nüüd läks siia taha. Nii näete, see on ka nüüd nipp, et kuidas ma siis saan ta siia ette, siis ma pean muutma sellist asja, et see tekst oleks nagu kõige peal. Et jälle lähen siia, teen parema hiireklõpsu, valin järjestuse ja too esiplaanile. Ja nüüd, kui ma selle teksti siia nihutan, siis näete, nüüd on ta objekti peal. Nii et see järjekord on ka hästi oluline, et kõikide objektide puhul, kui ma teen parema hiireklõpsu, siis ma saan vaadata, kus ta järjestus on, kui ma olen mitu objekti valinud, ma saan neid grupeerida. Ja tegelikult pildi otsingu puhul, kuigi siin on siis nüüd, et sisesta pilt arvutist, otsi veebist, ta võib ka Drive'is veel olla, siis tegelikult on siin ka URL-i alusel. Nii et kui ta teil näiteks ei leidnud sellist pilti, nagu te tahtsite, sest ma ütlesin, et ta otsib siiski Creative Commonsi pilte, siis kui ma lähen nüüd siia lihtsalt Google'i otsingusse ja panen näiteks Domestic Robot, ma leian palju rohkem pilte ja õppetöös ma võin neid kasutada, ma ei pea siis nii palju litsentside peale mõtlema. Ja kui ma leian siis hoopis mingisuguse sellise pildi, mida ma siis tahaksin kasutada, näiteks see tundub mulle siin palju lahedam, siis ma võtan selle pildi lahti, siit ma võin siis kopeerida copy image address või siis kopeeri kujutise aadress ja lähme nüüd siia, sisesta pilt URL-i alusel, klebime parem hiireklõps selle siia, nii. Hopp ja sisesta ja pilt on mul siin ilusti olemas. Ja jällegi, kuna mul nüüd see aadress on meelde jäänud, siis ma võin selle ka kohe siia alla ilusti ära kleepida, väiksemaks teha ja kõik see, mis ma siis näitasin. Ja kui mul on plakat nüüd kõik kujundatud, nii nagu ma olen siis seda teha tahtnud, siis paneme talle nimega siia üles plakat. Siis selleks, et seda näiteks alla laadida, kuhugi pärast üles laadida, siis on võimalik siin laadi alla ja erinevad formaadid, näiteks ma tahan seda PNG-na, klõpsan PNG, mulle öeldakse, kuhu ma ta salvestan ära ja hiljem saan sellega siis tegutseda. Nii et seal Google joonistustes on üsna lihtne teha plakatit.